Fuchu maantee. See on nüüd saanud mu kõige armsamaks harjumuseks. Igal õhtul suitsetan oopiumi. Mitte enda juures. Ma ei taha suitsetamist oma kodus. Elan Pundil, Prantsuse kontsessioonis. Mind külastab palju rahvast ja mulle meeldib, kui sest ei teata. Nii palju absurdseid jutte levitatakse suitsetajate kohta. Ei, keegi ei tea. Õhtutunnil, kui eurooplased tukuvad klubis või flirdivad salongides, teen nagu läheksin koju, olles tüdinud seltskonnast. Ja mu džinn Riksa, kes ootab mind uksel, viib mu kohe oma tugevate kollaste säärte traavides mööda pikki ja tühje teid rahvusvahelise kontsessiooni tsentrumi. Seal ma suitsetangi. Fuchu maanteel, Shanghai rõõmsal uulitsal. Ma ei eelista ühtegi suitsetamiskohta. Fuchu maanteel on neid külluses, kõik külalislahked. Shanghai on pidude linn, kogu Yangtze ihar kohtumispaik. Deauville, Biarritz ja Monte Carlo kokku. Ning Fuchu maantee on Shanghai Hiina süda. Öö tulekul terve uulits süttib ja punab. Iga uks viib kuhugi urkasse, enam või vähem veidrasse, enam või vähem veetlevasse, kuid oopiumi heldesse. Tuju järgi astun kuhugi sisse, heidan pikali vaba lambi kõrvale ja kohe läheneb boi, tardunud ja eatu näoga poisike ning seab valmis piibu. Ma ei väsi teda vaatlemast. Ükskõik kus, see on ikka sama vaikiv ja väle olend, kes iial ei naerata, iial ei vaatle. Ta pistab nõela väikesesse potti täis puhast oopiumi. Siis põletab lambi kohal pärlit tilka. Piisk paisub, koldub ja muheneb. Poiss sõtkub ja pigistab teda vastu piibu kaha. Veeretab ja venitab ta sitkeks ning vajutab ta siis järsult kaha keskele, vastu ahta toru suud. Ja mul jääb vaid imeda pikal tõmbel imalat ja visa suitsu, kuna boi hoiab leegi kohal musta tera, mis pragiseb, kahaneb ja haihtub. Esimene piip rõhub ja painab mind. Leban selili, võimetu lauget tõstma. See kestab 1, 2, 3 minutit. Boi ulatab mulle kannatlikult teise valmis piibu. Kuid ma naudin veel ahnelt oma joobumuse eelaimeid. Tunnen lõbu oma aju pöörasest tiirlemisest, mis ei mõista veel ükskõikselt alistuda jumaliku mürgi esimesele atakile. Siis alles, kui hajub ihar uim, tõstan raskelt oma kukla ja sirutan huuled teise piibu järele. Mu ümber on teisi suitsetajaid. Näen neid halvasti, sest ruum on peaaegu pime ja me kõik oleme pikali, vähe märgatavad pruunidel mattidel. Kuid ma näen põlemas lampe musta suitsu sees. Kuulen arvukate piipude praginat. Tunnen kirjeldamatut lõhna. Ma tean ka, et minuga ühel ajal ja mu kõrval joobuvad teised ning sest täitub mu hing vennaliku rõõmuga, sõbraliku muretusega. Tõeliselt on oopium isamaa, on religioon, on tugev ja kade side, mis köidab inimesed ühte. Ning tunnen end enam vennaks asiaatidele, kes suitsetavad Fuchu maanteel, kui alaväärseile prantslasile, kes vegeteerivad Pariisis, kus olen minagi sündinud.
varem uskusin, et asiaate lahutab minu rassist terve sügavus. Ning tõepoolest, milline põhjatu kuristik on meie vahel. Meie oleme lapsed ja nemad on raugad. Nööriga hüplev laps erineb vähem 100-aastasest raugast, kes ruttab oma kaevatud haua poole. Ent nüüd tean, et oopium võib imeliselt täita kuristikku. Oopium on nõid, kes muudab ja lummutab. Eurooplane ja asiaat saavad sarnasteks tema kõikvõimsa maagia ees. Rassid, füsioloogiad, psühholoogiad, kõik hääbub ja maailma tekivad teised olendid, tundmatud ning uued, suitsetajad, kes õieti on lakanud olemast inimesed. Nii see on. Igal õhtul Fuchu maanteel heidan endast oma toore inimlikkuse, vabanen tast ja viskan ta eemale nagu kaltsu. Mina ja kõik teised suitsetajad samuti. Ning me uuendatud ajud, oopiumipojad, vennad, mõistavad ja tunnevad üksteist kohe ning ühinevad sõpruses. Kahjuks on joovastus liiga lühike ja kui ma hommikul haigena tõttan koju ning sängi, loovutan ma oma ülevuse. Ajan uuesti selga inimlikud räbalad ja kollased inimesed teisest rassist muutuvad mulle jällegi kinnisiks ning seletamatuiks. Olgu, suitsetamine on mulle nende inimeste hulgast siiski andnud sõpru. Mitu õhtut juba on üks teravsilmne noormees lebanud mu kõrval Fuchu kõige ohtramini kullatud suitsetamistoas. Ruumis väga madala laega ning veidrate skulptuuridega, mis hoolikalt kaetud lakitud kullaga. Lillas Moiree 6 noormees, kelle kõhnad sõrmed käsitsevad oopiumi imeväärse väledusega. Ta nimi on Cheng Ta. Isa on tal rikas kaupmees. Poeg elab oma pead külluses Hiina kunstniku elu. Cheng Ta viis mu oma suitsetamisruumi, mis asub Fuchu maantee kõige keerukama maja poolkorrusel. Astutakse väga pimedasse kotta. Siis tuleb minna 2 majakorrust ja tulla uuesti 1 korrus madalamale, kusjuures tee läheb looklevate koridoride kaudu mööda kitsastest õuedest, kus on sageli näha kummalisi asju. Ja üsna lõpus on Cheng Ta suitsetamisruum. See on päris lihtne tuba, valgeks lubjatud, põrandal hulk matte ja patju. Kuni suitsetatakse, valmistab Cheng Ta armuke rohelist Yunnami teed või laulab kitarrisaatel viise, mis kõlavad kui ilus õrn näugumine. Me ei kõnele omavahel, sest me ühised mõtted pole niisugused, mida saab avaldada vähetuntud keeles. Oopium säästab meid tühjest sõnust. Me pilgud tungivad üksteisesse heatahtlikult ja mina tean ning tema teab, et oleme ikka täielises ühenduses. Ühel päeval ta tabas mu pilgu kohe mujale pööratud, mille olin unustanud Ot Chenile, ta armukesele. Eile ta esitles mind Cheng Huale, Ot Cheni õele. Mõlemad on ühesugused nukud, roosad ja valged nagu värvitud portselan. Nende ambra käed on jumalikult peened. Nende paelaga mähitud jalad puhkavad siidkingis, mis on pähkli suurused. Juuksed on neil kummaline skulptuur eebeni puust, kuid neid on vähe näha,
sest nad peidetakse pinguli seotud pärlite alla. Cheng Hua ja Ot Chen armastavad ainult ehteid. Kummalgi käsivarrel kannavad nad 16 võru ja igal sõrmel 7 sõrmust. Nad on nõus eemaldama selle hinnalise pantseri ainult armastamiseks. Siis anduvad alasti, nagu kehvadki tüdrukud. Aga juba kaisutuse lõtvudes ruttavad nad tagasi ehete juurde, hoolimata oma laiali paisatud rõivastest. Nad suitsetavad meie kõrval oopiumi. Nende sõrmed haaravad piibu ilusa maneerliku žestiga ja nad tõmbavad oma suu peenelt viltu meie huultest niisutatud bambuse ees. Nad kannavad väga laiade käistega heledast moareenist ja atlasest pihikuid ning nende üle teisi pihikuid, millel pole käiseid. Nende sirgelt pahkluuni ulatuvad püksid on samast toredast, raskest ja kalgist riidest ning kõik õmblused on peidetud riidevärvid tikandi alla. Niiliroheline, kahvatu lilla või hõbehall. Juba on oopium võtnud mu oma küünte vahele. Juba kannab mind oma tiibadel. Ot Chen ja Cheng Hua muutuvad mu fantaasias legendide printsessideks ja ma meeldun vanaaegseist ja imelisist unelmaist. Cheng Ta suitsetamistuba on marmorloss, kus ma varjan oma piiramatu hoolimatuse ja ma tean, et mind ei ümbritse enam järjest valjenev Fuchu maantee kära, vaid ajalooliste metsade kohutav vaikus, kus magasid keiserlikud jamenid. Piibusuits langeb peene musta tolmuna. Seinad, matid ja lagi, kus tantsiskleb suur punane kollane latern, kaovad nagu loori taha, valguvad laiali, värvuvad vanadesse ja müstilisisse värvidesse, rõivastuvad pronksi, kulda ja elevandi luusse, ehivad endid hiigla portselaniga ning uhkeldavad sajandi vanuse lakiga. Armsaimad kuningannad ulatavad mulle Yunami teed keiserlikus tassis, rohelisest nefriidist tassis. Ning väga reaalselt ma olen keiser Huang Ti, ülipüha. Ent mu mälu nõrgeneb ja ma ei tea enam, milline on see sajand, milline on see dünastia, minu dünastia. Ja miks tungivad need ebasündsad hüüded läbi mu marmorseinte? Või olen toonud, ilma et mäletaksin, oma pealinna üle mõnda kärarikkasse linna, nagu Honam või Qingdufu, linnad, mida eelistavad mu kauged järglased. Kuid ei, kõik on vaikne. Nii vaikne, et kindlasti nägin äsja und. Nüüd hällitab mind oopium mingil nähtamatul kiigul. Hällitab kuni iivelduseni. Piibud. Mul on suitsetamistoas 5 piipu, sest Hiinamaa oopiumiläte tundis 5 algvoorust. Mu esimene piip on kilpkonna luust, mustast fajansist kahaga ja 2 heledast luust otsaga. Ta on vana ja hinnaline. Toru on paks, luu kas tihe või läbipaistev. Sõlm
sõrmede hoidmiseks suitsetamise juures, on ambravärvi kühm, mis kujutab peenelt lõigatud pisikest rebast. Kaha on kuuenurkne, hõbekonksuga kinnitatud. Oopiumi hangunud tuhk, mõru ja morfiumi rikas droos on natuke haaval katnud ta sisemuse peene musta kõõmana. Seal on endiste piibutäite hing, haihtunud joobumuste hing ning luu, mida droos immutab progressiivselt, hoiab oma molekulide vahel möödunud aastate jälgi. Need on Jaapani aastad, sest mu esimene piip on sündinud Kyushus, Jaapani kilpkonnade saarel. Ja laia toru kumeras peeglis ma näen peegelduvat kogu Jaapanit. Rebane, mis moodustab sõlme, polegi rebane. See on legendi kitsune, loomfee, kes võib muutuda oma tahtmise järgi. Sellepärast, kui ma võtan kätte luupiibu, ma vaatan iga kord hoolikalt, kas ta pole salapäraselt oma kuju muutnud. Kui ühel ilusal päeval see oleks nii, siis ei üllataks see mind palju. Mu piibu kitsune peab tõesti olema üks kuulus loom ja tark nõidumises, et nikerdaja valista endale mudeliks. Võib-olla ta on too kitsune ise, kes vanasti eksitas kangelanna Shizukat Yoshino metsis. Luupiip teab Shizuka lugu ja jutustab teda mulle vahel tasase häälega pikil talveöil, kui oopium muheneb ja pragiseb lambi kohal. Shizuka oli kõrgest soost jaapanlanna, keda armastas kangelane Yoshitsune. Yoshitsune elas Nipponis mitmesaja aasta eest. Prints Yorimoto koleda vennana oligi tema see, kes kindlustas venna triumfi Taira võistlejate üle. Kuid entusiastlikud samuraid kuulutasid liiga valjusti ta kõige vahvamaks oma suguvõsast ning kade Yoritomo mõistis ta surma. Paos olev Yoshitsune hulkus kaua eemal linnadest, lillade mägede üksinduses, kuhu ronivad ainult metssead. Kuid see hädaohtlik elu oli talle magus, sest üliõrn Shizuka oli talle järgnenud ning jagas uhkusega ta õnnetu saatuse raskusi. Kaua aega andis Jaapani mets ebakindlat varju nende väsimusele. Sammaldunud seedrid pidasid hooletult vahti põlualuste juures, kuna liiga valge kuu hõbetas ohtlikult loike metsasihis ja kasekoort. Aga neil kartlikel tundidel tantsis Shizuka iharal sammul oma armukese ees ning võlutud kangelane unustas oma kurbuse, unustas türanni sõdurite valju tagaajamise, kes olid verejanuliselt ta kannul. Kuni leinapäevani, kus vaenlane oli tõmmanud koomale oma surma toova sõõri, kus Yoshitsune saatis minema armukese, et astuda üksi oma viimase saatuse vastu. Ent enne, kui eemaldada ta ühe truu samurai saatel, andis kangelane oma armastatule hella tänupandiks tamburiini, mis hiljuti saatis teda öistes tantsudes metsaüksinduses Yoshino mägedes. Ning Shizuka läks, silmad pisaraist tuhmid.
aga samurai pettis salaja ta usaldust. Rada, mille ta oli valinud, süüvis pea võõrastele ja kardetavaile aladele, teravaid mägesid täis tipitud ja kuristikkudega lõhestatud. Hirmunud rändaja ei tundnud enam teed ja kuna ta kohkunult peatus, viskas juht eemale oma 2 mõõka ja heitis endalt inimliku kuju, ilmudes kuu viimaseis kiiris sellena, kes ta oli. Pika hännaga kitsune, kes fantastiliselt ulgus reedetud printsessi poole ja tantsis kitsunede ebaloomulikku tantsu. Siis astus loomfee salasammul oma ohvrile lähemale ja röövis talt äkki Yoshitsune tamburiini. See oligi terve häda põhjuseks. Tamburiin oli rebase nahast. Kitsune oli ta ära tundnud. Ühelt kogemata tapetud kitsunelt oli saadud pergament ning nõia instrument tuli loogiliselt tagasi oma nõia algupära juurde. Shizuka ülitruu, vabanenud hukutavast tamburiinist, leidis kerge vaevaga õige raja ning sinisilmne kuu juhtis ta täpselt kloostrisse, mille ta oli valinud paigaks, kus tahtis nutta oma armastatu pärast. Luupiip teab palju Jaapani lugusid ja jutustab vahel neid mulle tasase häälega talvepikilöil, kui oopium muheneb ja pragiseb lambi kohal. Mu teine piip on üleni hõbedast, valgest portselanist kahaga. Ta on vana ja hinnaline. Väga pikk toru ei ole paks, vaid õõnuke, et piip ei oleks liiga raske suitsetaja kätele. Sõlm on massiivne hõbedast kühm, lõigatud rotikujuliseks ja kaha, hoolikalt poleeritud, on ümmargune nagu väike lumepall. Kogu piibu pikkuselt on kunstnik ta täis graveerinud suurepärast Hiina ainestikku, sest mu teine piip on Hiina piip, Kantoni. Ta kõneleb mulle üksikasjaliselt sellest Lõuna-Hiinast, kus ma kunagi veetsin väga helli aastaid. Ümber hõbepiibu on keerdunud õied, lehed ja rohi. Õied on kaunid puhkenud hibiskused, lehed on metsmündilehed ning rohi riisikõrred. Kõik see lõhnab meeldivalt Hiinast, jahedate radadega, viljakate riisipõldudega, metsatukkade vahel konutavate ilusate küladega Guangdongist. Ümber hõbepiibu on keerdunud mehed ja naised. Mehed on vaheldumisi põllumehed ja piraadid, nii ühed kui teised kombelised ja rahulikud. Naised on Pakhoi, Nao Chao või Hainani tüdrukud. Nende õrn nahk läigib nagu ambra värvi siid. Nende käed ja jalad teeksid kadedaks me kõige nooblimad markiisid. Oo, mu armuke Oot-Tšeen, kus viibid sa? See on sinu mälestus, mis mind külastab ja mälestus sinu sõrmist nii vilunud nõela käsitsemises, kui unistan musta suitsu rinnal, hõbepiibu puhates mu käte vahel. Mu kolmas piip on elevandi luust.
valgest nefriidist kahaga ja 2 rohelisest nefriidist otsaga. Ta on vana ja hinnalisem kui 2 eelmist. Ta on raiutud 1 elevandi kihvast. Ta on väga paks ja nii raske, et laseb aimata, et ta on tehtud endiste aegade inimeste tarvis, kes olid jõudsamad kui meie. Sõlm on lõigatud koorde. Tal on ahvi kuju, jämedasti lõigatud. Nurgeline kaha helgib nagu piim, pisut rohendatud pistaatsiaga ja läbipaistvas nefriidis siuglevad tihedad veenid. Vanasti oli elevandi luupiip valge, valge nagu Läänemaa rahvas, kes mägede taga taltsutab elevante. Aga kannatlik droos on ta vähehaaval kollatanud ja siis pruunistanud. Nii et praegu ta sarnaneb idamaa rahvaga, kes suitsetab oopiumi. Ning 2 võistleva rahva hing seguneb nõnda elevandi luupiibus. Viljarikas India, Gangesest Dekaanini lokkav, lumeväljadel istuv tark Tiibet, nomaadlik Mongoolia, kus sammuvad lodevad kaamelid, rahvarikas ja jumalik Hiina, keiserlik ja filosoofiline Hiina. Elevandi luupiip manab salapäraselt esile kogu Aasia, sest ta on vana, hulga vanem kui mitmedki tsivilisatsioonid. Tean, et üks idamaa kuninganna, Pärsia, Tatari, Sküüdi, annetas ta ühel ajaloolisel päeval Hiina keisrile, keda ta külastas. See oli 30 sajandi eest. Ma teadsin kuninganna nime ja ka keisri nime, aga kõrk oopium on nad mu mälust pühkinud. Mäletan vaid selle 2 vürsti õilsat ja rahupüüdlikku ajalugu, kes tulid oma riigist teineteisele vastu, et anda kustutatud piiril vandeid üksmeelselt nagu armastuse tõotusi. 30 korda 100 aastat. Elevandi luupiip, mitu keiserlikku suud on sind hoidnud sest saadik. Mitu kollasesse rõivastatud majesteeti on otsinud sinu hällitavas suudluses unustust oma kurbustes, oma muredes, unustust lagunemises ja teotustes, mis iga päevaga valusamini langesid Huangtide püha riigi peale. Näen sind nüüd pleekinuna ja mustana. On see lein, mida kannad. Lein nii mitme targa sajandi pärast surnud, et teha ruumi meie sajandile, lõdvale ja tühisele. Ma ei tea enam, millest on mu 4. piip. Ta oli mu isa piip, kes suri seepärast, et pidi teda suitsetama. See on mõrtsukalik piip. Ta on küllastatud droosist, küllastatud kõigis poorides, kõigis fiibrites. 10 mürki, kõik verejanulised, luuravad ta mustas silindris, mis sarnaneb mürgise kobra kehaga. Morfium, kodeiin, narkotiin, nartseiin. Mis tean mina? Mu isa suri, sest et suitsetas teda liiasti. Haihtudes tema kahas omandab oopium salapärase surmamaigu. See on sünge piip, droosist üleni must, kaetud kuldplaatidega, mis hiilgavad nagu pisarad kirstulinal. Ma ei tihka lähendada teda oma suule. Veel mitte.
kuid sageli vaatan teda, nagu vaadatakse poolenisti avatud hauda, ihas ja uimastuses. Mu isa suri, sest et suitsetas teda. Mu isa, keda armastasin. Elu ja surma vahel, inetu ja vääritu elu ning üleva surma vahel, rikas imeväärseist joovastusist, ta valis surma. Kui saabub päev, ma teen nagu temagi. Ja ma otsin kuldplaatidega musta piibu pealt isa huulte külma maiku, aukartuses. Ent lamp põleb, matid on maas, roheline tee aurab piaalis ning mu 5. piip on valmis. Ta pole ei vana ega hinnaline. Ostsin ta 6 taela eest ühelt kirstutegijalt. See on lihtne pruun bambus punasest mullast kehaga. Bambuse sõlmest piisab sõrmede hoidmiseks. Tal pole ei kulda, ei nefriiti ega ka elevandi luud. Ükski prints, ükski kuninganna pole teda suitsetanud. Ta ei kutsu maagiliselt ellu kaugeid ja luulelisi maid ning möödunud hiilge aja sajandeid. Ent siiski ma eelistan teda kõigile teistele, sest teda ma suitsetan, mitte teisi, liiga pühi. See on tema, mis iga õhtu valab minusse joovastust, avab mulle selgete iharuste pimestava värava, kannab mind triumfis väljapoole elu oopiumi suitsetajate helladesse sfääridesse, filosoofilised ja heatahtlikud sfäärid, kus elutsevad Huang Ti keiserpäike, Guang Tse ülitark ja nimetu jumal, kes suitsetas esimesena. Tsüklon. See, kes nägemust nägi, jutustas mulle sellest. Ja ma tean hulga imelikumaidki asju, aga nad ei näiks imelikud teile, kes te ei suitseta. Teie mõistus, oopiumist teritamata, peaks neid lihtsaiks ja normaalseiks. Seepärast ma räägin teile vaid nägemusest. See, kes teda nägi, pole põrmugi luiskaja ega viirastuste nägija, sest ta suitsetab. Oopium hajutab maised illusioonid ja nõuab otsekohesust. Mina ei suitseta ühe vande pärast, kuid öösiti valvan oma suitsetamistoas ja jään mattidele magama, kui kahkjas koit tuleb läbi õhuakna sisse ja kollatab lampi. Ning must suits, mis siis muutub raskeks me ümber, on pannud mu aiu pisut valgust ja pisut avameelsust. Ma jutustan teile muutmata edasi, mis ta mulle rääkis. Tol õhtul lebasime suitsetamistoas, nagu alati. Oopium armastab oma alamate koos viibimist. 2 naist olid mattidel. Ühe nime ei tohi kirjutada, sest ta on, nagu öeldakse, aus naine. Tema käib salaja meiega suitsetamas ning ta mees, kes reisib ühel aurikul, ei tea sest midagi. Teist me hüüdsime kannikeseks, sest ta oli meelsasti kanniks paljudele meestele. Kindlasti mõlemad naised oleksid tänaval põlastanud teineteist oma erinevate eluviiside pärast. Aga tasandava oopiumi ees nad olid sõbrad ja magasid sageli kaelakuti koos. Mattidel oli veel 3 noormeest,
kes olid tulnud oopiumiga flirtima. Need suitsetasid vähe ning kallistasid naisi. Nende põimunud kehad olid vähe näha lambi tuhmis valguses. Võib-olla nad ei kuulanudki ja kes teab, kas nad mäletavad. Tema suitsetas ja mina vaatasin, kuidas ta oma piibu täisi tegi. Hingas sisse musti suitsukeeritsaid, visates nad suu kaudu jälle välja. Ma pole teile öelnud, missugune ta oli, sest ma ei tea tema iga ega ta kasvu. Olen teda alati näinud lebamas mattidel ning lamp valgustab vähe, aga ta habe on hõbedane ja ta silmad rohelisest metallist. Meie hüüame teda Tüüneks, sest ta hakkab kõnelema alles pärast 30. piipu. Aga siis ta ütleb erakorralisi sõnu. Ta on näinud kõiki maid ja oopium on nad teinud talle arusaadavaiks. Arvan, et ta on sõjalaeva kapten, aga ma pole selles kindel. Mis sünnib väljaspool suitsetamistuba, on mulle ükskõik. Ent ühel ööl, kui olime kaua kõnelnud nägemusist ja viirastusist, jutustas ta mulle järgmist. Kõige jubedamad polegi need, kes kolavad kalmistuil või luuravad majades, et kägistada rumalaid uskmatuid. Neist on meil kõik nähtud, meil suitsetajail. Nad ei tihka aga midagi meie vastu, sest nad teavad, et oopium teeb meid sama fluidaalseks ja immateriaalseks, nagu on nad isegi, ja et öösi meie haistame neid kiiremini kui nemad meid. Aga ma olen näinud teisi, neid, kes ei hooli elavaist, sest nende fantoomi ülesanne on liiga raske ja liiga kole. Öelge, kas te mäletate Renardi? Ei, see juhtus õige mitme aasta eest, ajal, kus 7 natuke suuremast piibust piisas, et mind joovastada. Ja praegu vajan neid 40. Renard oli ristleja, mis hukkus ei tea kuidas. Ahas ja pikk laev, mille kere näis vaevalt puudutavat merepinda ja mille 3 masti tõusid väga kõrgele, nagu põgenedes musta vee eest. Ta lahkus ühel ilusal vaikuse päeval ega tulnud enam tagasi. Tema asemel tuli tsüklon, mis laastas rannikut. Ja see tsüklon ei sarnanenud teistega. Ta pöörles paremalt vasakule, kuna kõik ta India ookeani vennad pöörlevad vasakult paremale, muutumatult. Pidasin seda alati iseäraliseks, aga ma ei mõelnud sellest sugugi. Ainult korra ühes Tonkiini suitsetamistoas üks hollandlane tõendas, et on erilisi torme, elavaid torme. Neid tuntakse sellest, et nad ignoreerivad loomulikke seadusi, puhuvad põhjast, kui peaksid puhuma lõunast, lähevad paremale, kui neid oodatakse vasakult ja teotsevad üldse oma pead. Need tormid, seletas ta, on kurjade okultsete vaimude meeleavaldused. Need on kõige ohtlikumad laevadele. Ja ta jutustas mulle selle kohta mitmesugust. Kuulasin teda ja hakkasin mõtlema, et Renardi tsüklon pidi olema üks neid elavaid torme. Aga see ei häirinud mind rohkem. Muide, kedagi ei huvitanud enam Renard. Laevameeste naised olid kandnud musta kleiti ja loori ning nad hiljem hüljanud. Mitmed olid uuesti naitunud
mis neile nähtavasti midagi ei maksnud. Lõppeks aastaid oli möödunud. Kui palju, ma ei tea hästi, sest oopium ei lase mind tajuda aja möödumist. Kuulge, madaldage veidike lampi. Leek on seda piibutäit kõrvetanud. Ta vaikis, kui mina korraldasin tahti ja me kuulsime siis õrna hingeldavat kaevet, mis mattidelt kostis. Üks naistest otsis armastust, aga ma ei tea kumb, sest tema võttis jälle oopiumi nõela otsale ja ma eelistasin vaadata oopiumi, kui see kollendas ja kobrutas leegi kohal. Ta alustas, skandeerides lauseid iharate ohetega nagu akordidega lüüral. Jah, kõik olid unustanud Renardi ja mina nagu teisedki. Ei kunagi mingit teadet, ei kunagi nii pika aja jooksul. Ainuke tõestus ta kadumisest, aga päris kindel, murtud laud, mida üks purjekas oli kohanud merel, ahtrilaud, tahvel, millel oli veel lugeda Renaa. 2 viimast tähte olid ära kistud. Ükski kahtlus polnud võimalik ja kõik meremehed olid ära tundnud laua ja tähed. Siis ühel päeval nõutasin võimaluse minna Hiinamaale, sest meie farmatseutide oopium ei kõlba kuhugi ja mul oli tarvidus suitsetada teist. Sõitsin suurel ristlejal, mille nime ma ei taha öelda, sest sääl juhtus mul õnnetus. Ning India ookeanis kohtas meid tsüklon. Aadenis meid hoiatati. Tsüklonist oli teatatud kaablisõnumiga, aga meil oli rutt ja me sõitsime siiski. Kapten tegi mulle ülesandeks arvutada tsükloni kurvi. Te teate, et need masinad pole keerukad. Tegin oma vaatlused, reastasin numbrid ja andsin paberi kaptenile järgmise päeva õhtupoole. Pärast seda läksin oma tuppa, sulgesin kõik ja hakkasin suitsetama. Alul läks kõik hästi. Suitsetasin kuni ööni. Meri läks enam ja enam rahutuks, aga matil kõikumine mind ei häiri. Aga kui saabus öö, tundsin kohe, et juhtub midagi ebaharilikku. Mis? Ei teadnud. Kuid aistsin midagi tundmatut, üleloomulikku ja see lähenes meile. Samal hetkel näis, nagu oleks oopiumi maik muutunud. Tekkis mõte, et kas suits oli mõjustatud ning rahutu nagu minagi. Siiski suitsetasin edasi ja öö läks päris mustaks. Valgust ei tulnud enam põrmugi läbi akna läätse. Suitsetasin ikka ning mulje läks täpsemaks. Oopium, nii hajuvil kui ta ka oli läheneva tõttu, valgustas siiski mu pead. Üksteise järel tulid kinnitused. Esiteks, 2-kordse hädaohu kinnitus. 2-kordne. Miks? Ma ei teadnud sest midagi. Aga 2-kordne kahtlemata. 2 ohtu ühtemoodi surmavad, mis tulid otse meie peale. Halastamatud. Ja ma aistsin ka, et nad lähenesid pööreldes. Mõttes tekkis seos. Tuli meelde tsüklon, kuid samal ajal tundsin, et pöörlemine läks paremalt vasakule. Siis on ju mu kalkulatsioonid valed. Aga ma ei peatunud kaua selle mõtte juures, sest juba nüüd teadsin,
et minu kalkulatsioonid tähendavad vähe ja et meil pole tegemist hariliku tsükloniga. Ning äkki juhtus midagi kohutavat. Lamp kustus täiesti ilma põhjuseta ja pimedus täitis mu hirmuga. Kuulsin mööblit oigavat ja Mati kiude tõmblemas kartusest. Tuule ulgumine läbis seina ja tungis minuni ja tajusin väga selgesti, et see tuul polnud loomulik tuul, lihtne õhu liikumine, enam või vähem vihane, vaid elav asi, kes teadis ja mõtles ja kes siis oli kahtlemata endalt küsimas, kas lõhkuda pilbasteks see pähklikoor, mis me olime, või mitte. Olin purjus ja mu jalad vankusid. Tõusin siiski ühe hüppega püsti ja läksin pardale, ronides mööda astmeid. Tuul oli nii vali, et mu käed suutsid mind vaevalt hoida. Ent kui jõudsin üles, rahunes tuul äkki nagu Kristuse sõna peale. Vististi olime pöörise tsentrumis. Te teate, et keskel on ikka vaikne, kuid see on kõige ohtlikum paik, sest ümberringi tuul pöörleb kiiremini kui ling. Ükskõik, selles näilises vaikuses võisin ajada enese sirgu ja minna tekile. Seal nägingi nägemust. Imeliselt fosforestseerival veel, mis sarnanes surnulinaga, millele on tipitud lõpmatuid kuldpisaraid, heljus meie kõrval laev. Ahas ja pikk laev, mille kere näis vaevalt puudutavat merepinda ja mille 3 masti tõusid väga kõrgele, nagu põgenedes elavate maailmast. Nad värisesid, need mastid, nagu väriseb peegeldus vees ning nende tipud polnud selged, vaid kadusid taevasse nagu suits. Kere aga oli väga täpselt nähtav, täpsemalt kui kere rauast ja puust. Ja sillal paistsid kahvatute nägudega inimesed, kullatised sätendavail rõivail. Kuid kõik need asjad olid läbipaistvad ning läbi laudade ja meeste ma nägin merd ja fosforestsensi. Laev fantoom möödus meist, ilma et oleksin kuulnud ta masinate mürinat. Ta pöördus aeglaselt ringi. Kui ahter minu lähedalt möödus, nägin ma tahvlit. Üks laud puudus, oli ära kistud ja 2 tähte olid ainult jäänud, viimased RD. Laev kaugenes, tuul hakkas jälle puhuma, tugevamini kui ennist ja ma ei näinud enam midagi. Nähtavasti tassis elava tsükloni süda igavesti lõpmatusse surnud laeva viirastust. Ma läksin tagasi alla ja hakkasin uuesti suitsetama. Aga oopium oli kokku läinud nagu piim ja piibud olid kõik lääged. See kohutas mind kõige rohkem. Ulatage mulle käsn, mu piibukaha on määrdunud. Ta vaikis. Mõlemad naised oigasid nüüd mattidel kallistuste all ja nende kuum hingamine ühines. Aga mina vaatasin vaid piipu, mis muutus jälle hiilgavaks
väikese vette kastetud käsna hõõrumisel.